Alustaks sellest, et ma saabusin eile õhtul visiidilt Gruusiasse ja Ukrainasse. Ukrainas me kohtusime koos välisminister Keit Pentus-Rosimannusega Ukraina peaministri Arseni Yatsenyuki ja presidendi Petro Poroshenkoga. Ja selle visiidi peamine eesmärk oli selgelt ja ühemõtteliselt avaldada Eesti-poolset toetust Ukraina püüdlustele nii oma territoriaalse terviklikkuse taastamiseks kui ka reformide elluviimiseks. Et me teame, et lisaks sellele, et see riik on de facto sõjas, siis lisaks sellele on ka Euroopa Liidu teel väga palju väljakutseid viia ellu reforme selleks, et riik oleks heas mõttes euroopalikum ja et ühiskond toimiks nii nagu näiteks Eesti ühiskond. Ukrainlased hindavad väga kõrgelt seda, et Eesti on olnud väga edukas oma reformide elluviimisel, et Eesti on üks kõige kiirema majanduskasvuga, aga ka mitmes mõttes ühe kõige kiirema arenguga riik olnud ja meie saime ainult kinnitada, et Euroopa Liituga liitumise nii protsess kui see liitumine ise on ka meie ühiskonnale väga palju edu toonud ja me oleme valmis kindlasti oma kogemusi jagama ka ukrainlastega. Ja samamoodi oleme me oma kogemusi valmis kindlasti jagama ka Gruusiaga. Ka nemad on võtnud väga selge suuna Euroopa Liidule. On hea meel näha, et nii Ukrainas kui Gruusias toetab seda poliitilist otsust Euroopa Liidu suunas liikuda väga suur rahvatoetus. See on kindlasti alati selliste põhimõtteliste suurte eesmärkide puhul väga oluline, et ka rahvatoetus taha saada. Ja Gruusias oli meil kaasas ka äridelegatsioon, vägagi prominentne äridelegatsioon, kellel osadel on juba vägagi arvestatavad investeeringud Gruusiasse tehtud, aga oli ka neid, kes alles tundsid huvi Gruusiaga äritegemise vastu ja ettevõtjatega suheldes nemad usuvad, et Eesti ja Gruusia majandussuhetel on kindlasti ruumi oluliselt areneda. Aga nüüd tänase istungi juurde. Valitsus tegi väga olulise otsuse, mis puudutab haiglate võrgustumist. Volitasime minister Urmas Kruuset looma sihtasutused Läänemaa haigla ja Rapla haigla ja see on siis nüüd, võib öelda, teine samm kokku kolmas maakonnakeskuse haigla, mis ühineb suure haiglaga ja tagab selle, et parimal võimalikul tasemel oleks konkreetses maakonnakeskuses arstiabi tagatud, nii nagu eelmise otsusena varasemalt juba jõustunud otsusega on Tartu Ülikooli Kliinikum võtnud vastutuse Võrumaal osutatava arstiabi eest, investeerides Lõuna-Eesti haiglasse ja tagades arstiabi kvaliteedi seal, siis nüüd Põhja-Eesti regionaalhaigla plaanib sama teha nii Raplas kui Läänemaal ja kindlasti kaasnevad sellega ka konkreetsed investeeringud mõlemasse haiglasse, aga sellest räägib siis juba Urmas Kruuse ise täpsemalt. Igal juhul tegemist on väga põhimõttelise struktuurse edasiminekuga ja haiglate võrgustumist võib ka täiesti ilma liialdamata ka struktuurseks reformiks nimetada. Siis valitsus kiitis heaks Eesti kaitseväe osalemise ÜRO rahumissioonil Liibanonis. Soome on teinud Eestile ettepaneku liitumiseks ühe jalaväerühma suuruse üksusega Soome-Iiri pataljoni koosseisus ja üksuse eeldatavateks ülesanneteks on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehakse muuhulgas siis ka Liibanoni relvajõududega koostööd. Siis kiitsime täna heaks Eesti infoühiskonna arengukava, mis kestab aastani 2020, rakendusplaani, mis on aastateks 2015–2018 ja selle rakendusplaani kõige olulisemateks teemadeks on uue põlvkonna lairibavõrkude investeeringud. Eesmärk on, et võimalikult paljudes Eesti piirkondades oleks kättesaadav ka
kiire internet ja kiire interneti all me siin peame silmas 100 megabitti sekundis ja kiirem, ehk siis ikkagi mitte lihtsalt püsiühendus, vaid ikkagi väga, väga arvestatava kiirusega. Lisaks teenuseruumi arendamine, nii XD edasiarendamine, Eesti edasiarendamine, ID-kaardi ja mobiil-ID infrastruktuuri parandamine ja kaasajastamine ja ka mobiil-ID rohkemates kohtades kasutusele võtmine. Samamoodi loomulikult e-residentsuse programm ja ka riigipilve kontseptsioon, mis siis muudab avalike teenuste järjepidevuse tagamise veelgi turvalisemaks, kui ta juba praegu on. Kinnitasime Statistikanõukogu koosseisu 4 aastaks, täpsustasime Kanahaua maastikukaitseala piire ja arutasime kabineti nõupidamisel erakoolide rahastamisega seotud teemasid, aga neid saab kommenteerida ka haridus- ja teadusminister, nii et minu poolt praegu ikka. Tere päevast ka minu poolt, head inimesed, et tõepoolest, et 21. augustil tegelikult valitsuskabinet kiitis heaks Eesti tervishoiu arengusuunad ja nüüd töötab või? Okei. Et tõepoolest, et valitsuskabinet kiitis juba 21. augustil käesoleval aastal heaks siis Eesti tervishoiu arengusuunad 2020, mis oma põhiolemuselt keskendus 2 väga olulisele teemale. Üks on see, et kuidas tagada elanikkonnale siis demograafilisest situatsioonist lähtuvalt kvaliteetne ja kiire arstiabi ja loomulikult ka siis otstarbekast ressursikasutusest. Ja üks põhiprintsiip oli selles samas arengusuundades seotud siis võimalike haiglate võrgustumisega, kus siis siit Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum saaksid ja peaksid võtma siis kompetentsi vastuse pädevuskeskusena ja tegema koostööd siis erinevate maakonna haiglatega. Ja mul on tegelikult selles osas hea meel, et me oleme juba jõudnud 2 järgmise näiteni, nagu peaminister ütles, esimese sellise pääsukese tegelikult tegi meile siis Tartu Ülikooli Kliinikum Lõuna-Eestis ja nüüd siis toimub 2 uue sihtasutuse moodustamine koostöös siis Läänemaa haigla ja Rapla maakonna haiglaga. Ja loomulikult, kui me vaatame tervishoiu arengusuundi perspektiivselt, siis me teame, et see 3. oluline aspekt ka selles samas arengusuundades on seotud ju üleriigilise tervisekeskuste võrgustiku väljaarendamisega, kus me soovime perearstidele vastavalt tegelikult ka juba nende oskustele ja võimalustele anda täiendavalt meeskonda nii ämma-emanda, füsioterapeudi ja pereõe selleks, et saada inimestele rohkem juurde nii preventatiivselt ehk ennetuslikult kui ka kiiresti siis ravilahendustes, et perearsti üldine kättesaadus on Eestis ju tegelikult väga hea, kui me vaatame uuringuid ja rahulolu, siis on võimalus seda edasi kindlasti arendada. Ja loomulikult on siis ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla nende sihtasutuse moodustamise kaudu valmis panustama ka finantsiliselt ja riik on ka siin oma tuge ennem väljendanud ja kavatseb seda teha ka tulevikus, et mõlema sihtasutuse sihtkapitali sissemakse on siis 500 000 eurot ja täiendavalt peale seda, kui sihtasutused on registrisse kantud, tuleb täiendavalt veel 750 000 eurot. See läheb siis tegelikult kõik nende funktsionaalsete teenuste ülevaatamiseks selleks, et lähtuvalt patsiendi huvidest oleks võimalik saada paremat teenust. Loomulikult, kui me vaatame ka siin praegu haigekassas koostööd tervishoiuasutustega, siis me oleme tervikuna üle vaatamas ja kaardistamas just nende erialaarstide demograafilist ja regionaalset kättesaadavust lähtuvalt sellest, et see oleks inimesele parimal moel. Ja me teame ka tegelikult seda, et nii PERH-i kui Tartu Ülikooli Kliinikumi selline soov arsti juurde saada on väga suur ja on järjest kasvavas trendis, nii et me sooviksime seda kompetentsi ja vastutust jagada ühtlasemalt üle Eesti just koostöös, mitte vastandades. Ja loomulikult, kui me räägime puhtalt haiglate majandamisest ja majandamine on üks osa
teenuses, siis kindlasti kui me võrdleme näiteks tänaseid väikehaiglad ja suuri haiglaid, siis me näeme tegelikult ka seda, kuidas näiteks erinevate meditsiinitehnikate ja muude selliste majanduskulude osas on väikehaiglate kulud selgelt suuremad, kas või sisseostu mõttes, sellepärast et suuremate haiglate võimalused ja mahud on olnud suuremad ja lõppkokkuvõttes mõjutab see ühte või teist pidi igal juhul ka lõpptarbijat, ehk kui palju tema saab sellest osa siis kvaliteetse ja kiiremini kättesaadava siis arstiabi näol. Ja kui me vaatame selles samas arengusuundades järgmise samme, siis me väga intensiivselt tegeleme praegu erinevate võimalike e-lahendustega just selle jaoks, et patsiendile ka paremat kättesaadavust luua, sellepärast et kui me vaatame täna patsienti, mida ta peab tegema, siis üldjuhul ta võiks käia mitmes haiglas registratuuris, ükskõik kas sellel haiglal on ta digivormis või on ta telefonivormis või mingil muus vormis, siis me tegelikult tahaksime välja arendada ja arendamegi välja selle, et tekib üleriigiline digiregistratuur, kus patsiendil endal on võimalik siis valida endale meelepärane arst, lähtuvalt sellest, kas ta tahab kiiremini saada või on tal rohkem aega või on tal konkreetne lemmikhaigla, aga ta näeb seda ühest keskkonnast selleks, et hoida nii kokku patsiendi aega kui ka tegelikult vaadata teiselt poolt, et kui palju siis inimesed reaalselt tarbivad. Täna võib tekkida situatsioon, kus üks sama patsient on tegelikult registreerinud Eesti erinevates nurkades sama eriala arsti juurde ja meile tundub justkui, et need järjekorrad selles kontekstis on pikemad. Nii et need erinevad toetused, mida meil on vaja üle Eestiliselt arendada, kindlasti toetavad seda sama koostööd, mis siin täna on olemas ja nad on teineteisest nagu põhimõtteliselt lahutamatud, nii et see oleks minu poolt praegu kõik. Aitäh! Aitäh ja nüüd ma annan sõna Jevgeni Ossinovskile ja mikrofonid läheb. Tere! Valitsuse istungil kiideti heaks siis koolide tegevuskulude nõndanimetatud arvlemise piirmäär selleks aastaks. See on üks matemaatiline tehe, mis iga aasta ära tehakse. Kui see eelmisel aastal oli see piirmäär 83 €, siis uuel aastal on see 91 €. See on siis summa, mille ulatuses võib üks kohalik omavalitsus teise käest nõuda siis tegevuskulude katmist juhul, kui ühe omavalitsuse laps käib teise omavalitsuse koolis, kui teisi kokkuleppeid ei saavutata ja samal ajal siis on sellel otsusel ka oluline puutumus teise teemaga, mida kabinetis sai pikalt arutatud, ehk siis erakoolide rahastamist, sest ka kohalike omavalitsuste siis tegevustoetuse eraldamine erakoolidele käib sellesama süsteemi alusel, ehk siis kuni piirmäära ulatuses 91 € siis sellel aastal. Kuna reaalsed tegevuskulud on siis tõusnud, siis on tõusnud ka see piirmäär 83 pealt 91-le. Nüüd erakoolide rahastamise osas oleme me tänaseks olukorras, kus pärast oktoobri lõppu Riigikohtu otsust siis on Riigikohus jõudnud arusaamale, et riik peab kohalikele omavalitsustele kompenseerima sisuliselt need tegevuskulude summad, mida kohalikud omavalitsused on erakoolidele siiani välja maksnud aastatel 2011 kuni 2014. Selles osas on kohalikel omavalitsustel nüüd siis õigus pöörduda kohtusse ja need reaalselt välja makstud summad kuni selle piirmäära ulatuses siis ka riigilt välja nõuda. Üks omavalitsus ehk Tallinna linn on seda juba varem teinud ja sealt peaks kohtuotsus tulema 26. jaanuaril. Teised kohalikud omavalitsused siis valmistavad oma nõudeid riigi suhtes ette ja eks loomulikult on Riigikohtu otsus valitsusele täitmiseks, nii et arvestame sellega, et juhul kui need nõuded tulevad ja kohtuotsused tulevad, siis need summad kohalikele omavalitsustele ka välja makstakse. Teisest küljest on oluline küsimus see, mismoodi saab erakoolide rahastamise süsteem tulevikus olema, sest Riigikohus küll ei tunnistanud ühtegi sätet põhiseaduse vastaseks, aga loomulikult on selge, et olukord, kus
seaduse järgi peab KOV maksma siis erakoolile tegevuskulu, aga samal ajal võib siis riigi juurde tulla seda kohtu kaudu nõudma, et ega see süsteem pikemas plaanis normaalne ei ole, siin tuleb selgelt näha ette regulatsioon, kuidas erakoolid selle raha saavad ilma kohtuta kätte. Selle ettepaneku või siis võimaliku muudatuse kallal oleme Riigikogu kultuurikomisjoniga koos üsna intensiivset tööd teinud, pakkunud erinevaid lahendusi, hiljuti alles sellel esmaspäeval arutati jälle erinevaid võimalusi, mida oleks võimalik pikemas plaanis teha. Samas on tõenäoline, et selle Riigikogu koosseisu jooksul seda seadust veel ei muudeta, nii et see teema jääb tõenäoliselt, pikemaajalise plaani teema jääb siis järgmise Riigikogu koosseisu otsustada. Ja akuutsem teema, mis on praegu üleval ja mida kabinetis ka arutasime, puudutab siis selle aasta tegevuskulude küsimust erakoolide puhul, ehk siis olukorras, kus seadust ei ole muudetud, aga samas on Riigikogu kohtu otsus on jõustunud, on mõistlik, et riik näeks ette regulatsiooni või võimaluse, kuidas saaksid erakoolid siiski koos kohalike omavalitsustega selle aasta kulud riigi käest kätte. Eks siin on erinevaid nüansse ja detaile, nii juriidilisi kui ka sisulisi, kuidas seda täpsemalt korraldada. Arutasime neid üsna pikalt, lõpliku tulemuseni või kokkuleppeni veel ei jõudnud, eks arutame seda teemat järgmine nädal edasi, aga põhimõtteliselt oleme riigina planeerinud või valitsus on planeerinud ka eelarvesse raha selleks, et erakoolidele summa välja maksta, aga täpne mehhanism on siis veel hetkel väljatöötamisel. Oleme siin haridusministeerium on aktiivselt suhelnud ka erakoolidega, kohtunud ja püüdnud neid kokkuleppeid leida, nii et loodetavasti järgmisel nädalal jõuame ka selle skeemini, kuidas on võimalik siis kolmepoolselt erakooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel kokku leppida, et see summa kätte saada. Kahetsusväärselt on olnud juhtumeid, kus mõned kohalikud omavalitsused on tõlgendanud Riigikohtu otsust selliselt, et nüüd ei ole enam kohalikul omavalitsusel üldse kohustust erakoolile midagi maksta. Et siin tuleb üle rõhutada, et Riigikohus ei tunnistanud seaduse sätet põhiseaduse vastaseks ehk siis kehtetuks. See seadus kehtib jätkuvasti ja vastavalt seadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus see tegevuskulu erakoolidele siis välja maksta. Nii et ma loodan, et tõesti seda kohustust ka täidetakse, ehk siis ei teki seda probleemi, et erakoolide nii-öelda töö satub küsimuse alla, kuna kohalikud omavalitsused neile seda tegevuskulu välja ei maksa. Nii et loodetavasti see laheneb ja me omalt poolt suudame lähima nädala jooksul välja pakkuda ka selle lahenduse, kuidas riik siis kompenseerib kohalikele omavalitsustele selle aasta sees enne seaduse muudatust need summad, mis siis erakoolidele välja makstakse. Aitäh! No mul üks väike valitsuse teema ka siiski. Ja, et enne kui võib-olla küsimuste juurde läheme, lihtsalt üks väike märkus ka istungilt, et me saatsime parlamenti ära. Kas alustan uuesti? Et väike märkus valitsuse istungilt ka, et me saatsime parlamenti ja väga loodame, et parlament jõuab veel enne valimisi ära menetleda ühe Eesti riigile olulise välislepingu. Nimelt siis Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise lepingu siia Euroopa Liidu suuremahuliste IT-agentuuri või IT-süsteemide eest vastutava agentuuri peakorteri ehitamiseks ja siin peakorteri olemiseks. Nii et nüüd on kõik toimingud meie poolt tehtud ja loodame, et parlament selle kiiresti ära ratifitseerib ja praegu tegeleme juba IT-agentuurile uue maja asukoha valimisega, nii et loodame, et paari aasta pärast on täna Euroopa majas asuv IT-agentuur leidnud ka endale Tallinnas väärika asukoha ja saavad Eestist alguse väga suured Euroopa IT-projektid. Aga edasi, ma arvan, et läheme küsimuste juurde, et siin on võib-olla mingeid küsimusi, mis teil on mulle ka. Sven Soivar, TV3 uudised, küsimus Jevgeni Ossinovskile.
Valitsus kas arutas juba või lähinädalatel arutab teie initsiatiivil Andrei Ivanovile kodakondsuse andmist eriliste teenete eest, et miks te seda vajalikuks peate ja kommenteerida, et millal see valitsusse jõuab? Aitäh! Ettepanek Andrei Ivanovile eriliste teenete eest kodakondsuse andmiseks tuli Tallinna Ülikoolilt, Tallinna Ülikooli rektorilt, kus on üsna põhjalikult ka ära põhjendatud ja selgitatud kõik need põhjused, miks väljapaistev Eesti kirjanik Andrei Ivanov võiks Eesti kodakondsuse eriliste teenete eest saada. Mina olen ka lähtuvalt seadusest ja Tallinna Ülikooli ettepanekust edastanud selle ettepaneku ka valitsusele, kus need põhjendused on kõik toodud. Ma arvan, et tegemist on tõesti väljapaistva kirjanikuga, kes on teinud väga palju selleks, et populariseerida või ütleme, muuta Eesti tuntumaks väljaspool Eesti piire, just nimelt sellise kõrgel tasemel kirjandusmaana, on pälvinud erakordselt palju preemiaid erinevates riikides, teda on tõlgitud juba paljudesse keeltesse, sealhulgas saksa keelde, prantsuse keelde. Tema juttude järgi on tehtud ka näidendeid väljaspool Eestit, nii et ma arvan, et tegemist on, see kindlasti ei ole tema saavutuste tipp veel, ma arvan, et see alles tuleb aastate pärast. Nii et ma arvan, et igal juhul on ta seda väärt. Millal see arutlusele tuleb, seda mina ei oska öelda. Siseministeerium peab sellele andma oma hinnangu kui kodakondsuspoliitika eest vastutaja. Eks siis on peaministri otsus, millal see arutlusele tuleb. Täpsustav küsimus nii teile kui ka siis kas Pevkur või Rõivas, kumb soovib kommenteerida. Kas ta valitsuse poolt ja teie arvates peaks saama kodakondsusest, kui lugeda tema intervjuusid, siis ta on nimetanud Eesti Vabariiki, tsiteerin, pseudodemokraatlikuks kodanlikuks vabariigiks ja öelnud ka intervjuudes, et tema sümboolne kodumaa on Venemaa ja ta saaks ju kodakondsuse taotleda ka naturalisatsiooni korras. Mina olen Andrei Ivanoviga kohtunud kuu tagasi või natukene rohkem ja kõikidel nendel teemadel ka vestelnud. Eks mis puudutab hinnangut Eesti demokraatiale, siis on ka praeguste Riigikogu valimistel kandideerimas mitmeid erakondasid, kes ütlevad, et Eesti demokraatia on kinni jäänud, kuna parlamendis on ainult 4 erakonda, kes on võimu tsementeerinud ja tegeliku demokraatia jaoks ja rahvavõimu võidule pääsemiseks on vajalik põhimõtteline muudatus selles, kuidas riiki juhitakse. Eks erinevaid kunstilisi liialdusi ja hinnanguid on erinevad nii poliitikud kui ka kindlasti ka kunstiinimesed, ükskõik mis rahvusest nad siis ka ei ole, on aja jooksul esitanud. Mis puudutab tema suhtumist määratlemata kodakondsusesse, siis selles osas on ta oma seisukohad viimase aasta jooksul põhjalikult ümber vaadanud, sealhulgas isiklikel põhjustel, perekondlikel põhjustel, ka seetõttu või erinevate arengute tõttu, mis on toimunud meie piiri taga, idanaabri juures, ja on selgelt jõudnud arvamusele, et ta tegelikult siiski kuulub nii oma sünnimaa mõttes, kuna ta on sündinud Tallinnas 71. aastal, kui ka laiemalt oleku mõttes siiski ja sümboolselt ja emotsionaalselt Eesti ühiskonda. Nii et eks inimeste arvamused tõenäoliselt on selles osas mingil määral muutuvad. Sama küsimus siis ka Pevkurile ja Rõivasele, et kas valitsuse poolt saab? Ma kõigepealt ei hakkaks arutama konkreetset isikut või seda, et kas tema seisukohti, mis ta on kunagi välja öelnud, et kas neid võib võtta kuidagi Eesti suhtes halvustavana või mitte. Et minu meelest see, et me oleme nüüd nagu avalikult sattunud sellesse olukorda, et avalikult arutame ühe konkreetse inimese sobivust või mittesobivust, et see ei ole päris võib-olla kohane. Nii palju siiski, et minule teadaolevalt
ei ole tal ka ühtegi takistust ka naturalisatsiooni korras kodakondsust saada, et see võimalus on alati olemas ja pigem me oleme ju seda ka meie praeguse valitsuse ajal soodustanud, et inimesed, kes keeleeksami sooritavad, inimesed, kes täidavad kõik need kriteeriumid, nendel on, kes ise soovivad Eesti kodanikuks saada, siis me oleme ukse lahti hoidnud ja meie valitsuse ajal võib öelda, et kuskil 2000 inimese ringis on see arv, et ta on oluliselt kiirenenud mõne varasema ajaga võrreldes, nii et uks on lahti kõigil neile, kes soovivad Eesti kodanikuks saada ja kes kõik kriteeriumid ka ära täidavad. Aga tõepoolest, kevadel valitsusliitu moodustades me leppisime kokku selles põhimõttes, et selle valitsuse mandaadi ajal me eriteenetest kodakondsust ei jaga. See oli toonane kokkulepe, seda võib põhjendada ühte või teistpidi, aga nii kokku lepiti ja seetõttu võib-olla natuke tundub ka kohatu, et me nüüd praegu vahetult enne valimisi kuidagi niimoodi poolkampaania korras seda teemat käsitleme, aga samas igal ministril on õigus valitsusele ettepanekuid teha, Siseministeeriumil on selles konkreetses küsimuses ka juhtroll, loomulikult ega arutelu vastu ei ole midagi, aga pigem mis mulle selle arutelu juures ei meeldi, on see, et konkreetse isiku sobivust Eesti kodanikuks, et sellest on saanud ühelt poolt nagu selline suur avaliku arutelu koht ja teiselt poolt ka natuke selline valimisteema, et hoiaks need asjad ikkagi lahus, et Eesti kodakondsus ei ole mingi valimisnänn, mida saab enne valimisi kuidagi kingitusena jagada, et meil on ikkagi konkreetsed põhimõtted, konkreetsed võimalused, kuidas Eesti kodanikuks on võimalik saada ja sellest lähtuvalt need, kes kõik kriteeriumid ära täidavad, nendel on kõigile ka uks lahti. Kui me meenutame läbi aja eriliste teenete eest kodakondsuse andmist, siis praktika on olnud väga erinev. Küll viimased juba 10 aastat on see praktika olnud pigem kokkutõmbav ja me ei ole eriliste teenete eest Vabariigi Valitsuses kodakondsust andnud. Viimane isik, kellele Vabariigi Valitsuse otsusega eriliste teenete eest kodakondsus anti, oli 2012. aastal Isidor Levin. Ja seal mäletatavasti oli ka selge põhjus, millised need erilised teened olid ja tema panus Eesti kultuurilukku ja ülikooli ja akadeemilisse maailma. Selle puhul tegelikult peaminister ütleski nagu kõige olulisem ära, et jättes isiku ja isiku omadused kõrvale, et kindlasti on Eestis väärikaid inimesi, kes võib-olla vääriksid veel eriliste teenete eest kodakondsust, aga me leppisime tegelikult kevadel kokku, et kuni valimisteni me eriliste teenete eest kodakondsuseid ei anna. Et see, milline saab olema uue valitsuse otsus, seda näitab aeg, aga ma arvan, et ei tahaks nagu küll siin hakata nüüd vaagima siis konkreetse isiku häid või halbu omadusi, et see ei oleks kuidagi kohane. Aitäh. Ma jäin selle peale mõtlema, selle diskussiooni peale praegu ja mulle tundub tegelikult seda, et me Eesti riigina oleme jõudnud täna sellisesse faasi, kus meie rahva poolt üles ehitatud riik võiks olla juba nii ihaldusväärne, et me tahame saada selle riigi kodanikuks. Ja minu arvates me peame väga tõsiselt tulevikus kaaluma, et kas me peaksime eriliste teenete eest üldse kodakondsuspoliitikat sellisel kombel arendama. Loomulikult iga valitsus võib seda ühel hetkel nagu teha ja nagu peaminister ütles, et me oleme otsustanud eriliste teenest mitte seda teha. Aga minu arvates meie riik on piisavalt väärikas ja turvaline selleks, et selle riigi kodanik võiks olla. Ja kui riik on kokku leppinud, et on olemas teatud minimaalsed kriteeriumid, siis nende täitmine ei tohiks paljudele inimestele sellisel kombel olla nii raske, et seda kodakondust mitte saada. Nii et selle tõttu ma ühinen nagu eelkõnelejate arvamusega sellises poliitvõtmes seda üldse käsitleda. Aitäh. Nii, ma kommenteeriks mõnda nendest väidetest, mida enne eespool kõneleti, et minu jaoks
ei ole küsimus ju selles, et naturalisatsiooni korras on või ei ole võimalik kodakondsust saada, loomulikult on seda võimalik saada, küsimus konkreetsel juhul. Ja ma arvan, et eriliste teenete eest kodakondsuse andmine näiteks sealhulgas Isidor Levinile oli väga õigustatud, sest küsimus oli selles, et meie riigina tahame tunnustada mõne väljapaistva isiksuse panust Eesti riiki, kultuuri, teadusse, sporti ja nii edasi. Ja ma arvan, et Andrei Ivanov on täpselt samamoodi tõestanud, et tema oma panust Eesti riigi ja kultuuri ja kirjanduse ütleme arengusse ja tulevikku ja selle teadvustamisse välismaal. Mis puudutab selle protsessi teatud sellist avalikkust, siis ega ausalt öeldes mulle see ka ei meeldi, et üldiselt ju see protsess võiks käia niimoodi, et tehakse ettepanek, siis ettepanek arutatakse läbi ja siis antakse otsus kas ühte või teistpidi. Ja see oli ka minu poolt selgelt niimoodi plaanitud, aga miskipärast kultuuriminister otsustas ilma valitsuses arutamata omalt poolt esineda oma arvamusega selles küsimuses ja loomulikult selles olukorras ei saanud mina siis olles Andrei Ivanoviga tegelikult kohtunud, vestelnud just nimelt selles küsimuses, ei saanud siis seda ettepanekut siiski valitsusele tegemata jätta. Ja ma küll mäletan, enda mälu järgi olin ka koalitsioonikõnelustel, mis puudutasid kodakondsuspoliitikat, aga seda kokkulepet ma ei mäleta, aga tõenäoliselt on küsimus minu mälus, siin ei ole midagi teha. Vilja Kiisler, Äripäev. Mul on küsimus peaminister Taavi Rõivasele. Nii täna kui ka eile on nii meedias kui ka sotsiaalmeedias olnud väga teravaid reaktsioone niinimetatud marust eelnõule. Ehk siis seaduseelnõule, mis on tänaseks Riigikogus läbinud juba 2 lugemist ja mille seaduseks saamise korral hakkaks iga Riigikogu koosseis lahkudes kustutama komisjonide töösalvestisi. Miks tekib terves demokraatlikus riigis üldse selline mõte, et oleks vajalik hävitada informatsiooni? Miks? Kõigepealt peaministrina, valitsuse liikmena ei pea ma tegelikult kohaseks ega võimalikuks kommenteerida asju, mis puudutavad Riigikogu töökorda. See on hea tava nii olnud, et kõikides nendes eelnõudes, kus parlament tegeleb enesekorralduslike küsimustega, meie isegi arvamust ei avalda. Ja see on alati nii olnud ja nii oli ta ka selle konkreetse eelnõu puhul. Nüüd, olles olnud 6 aastat Riigikogu liige, 3 erineva komisjoni liige ja umbes 4 aastat kokku 2 erinevat komisjoni juhtinud, siis mul on nende teemadega teatud isiklik side siiski ka olemas ja isiklik kogemus ka. Erineva aja jooksul on olnud väga erinev tööpraktika erinevates Riigikogu komisjonides. Ma kõigepealt rõhutaks seda, et siin on jäänud vahepeal natukene kõlama justkui oleks jutt Riigikogu saali lindistustest või saali stenogrammist. Sellest ei ole jutt. Riigikogu istungid on ja jäävad avalikeks, kõik lindistatakse ja salvestatakse ja stenografeeritakse, kõik see toimib ja see on väga oluline, et see toimib, sest see on tõepoolest oluline osa Eesti ajaloost. Nüüd komisjonides on olnud kuni viimase ajani reguleerimata kogu see korraldus. Osad komisjonid on lindistanud, on olnud, ma nüüd ei julge öelda viimase 2 aasta kohta, kui ma ise ei ole olnud Riigikogu liige, aga sel ajal, kui mina veel Riigikogu liige olin, oli ka neid komisjone, kes üldse ei lindistanud oma neid koosolekuid, lepiti kokku, et pannakse kirja protokolli, kes kuidas hääletas või kuidas hääletustulemus oli. Ja kõik see oli suhteliselt vähe reguleeritud ja igal komisjonil oli siis endal vastavalt kokkuleppele komisjoni liikmete ja komisjoni töötajate vahel võimalus seda küsimust lahendada. Enamasti need komisjonid, kes otsustasid lindistada,
siis ei olnud küsimus üldse selles, et seda kuidagi üle aja pikalt salvestada, see ei olnud kunagi eesmärk sel ajal, kui me eelmine kord nende teemadega tegelesime. See eesmärk oli selles, et saaks ikkagi täpselt kirja asjad protokolli ja kui parlamendi hilisemate arutelude käigus näiteks opositsioonisaadik vaidlustab, ütleb, et tema meelest pani komisjoni töötaja protokolli valesti kirja, et siis oleks võimalik ühiselt koos töötajal ja siis sellel konkreetsel komisjoni liikmel see protokoll või salvestis üle kuulata ja siis vajadusel ka erimeelsus lahendada. Selline võimalus, nii palju kui mina sellest praegusest eelnõust aru saan, säilib ka. Ja see on väga oluline, et see säiliks, sellepärast, et alati võib ju ka protokollija olla ekslik. Nüüd, need komisjonide salvestised ei ole ju kunagi olnud avalikud. Seal on ka olnud pikk diskussioon ammu enne seda praegust eelnõu. On olnud pikk diskussioon, kus toonane Riigikogu otsustas, siis oli hoopis teine valitsus, hoopis teine koalitsioon. Toonane Riigikogu otsustas, et komisjoni istungid ei ole avalikud, välja arvatud juhul, kui kutsutakse külalisi ja tehakse avalikuks, et selleks, et see diskussioon seal saaks toimuda eeskätt sisu ümber, et ei oleks avalikke esinemisi. Et peetakse nagu pidukõnesid ja sisulist arutelu või aruteluse kvaliteet tegelikult kannatab. Seda võib vaielda, kas niipidi või naapidi, aga fakt on see, et see otsus tehti juba ikkagi väga, väga pikka aega tagasi, et see praegune eelnõu seda ümber ei muuda. Nüüd see, kas neid arutelusid võiks salvestada mingiks tööotstarbeks või mitte, ma ütlen ausalt, et mina ei näe selles mingit põhiküsimust. Minu poolest võiks neid ka rahumeeli salvestada 1000 aastat, tänapäevane tehnoloogia kahtlemata seda võimaldab, aga küsimus on, et kui need on niikuinii nii-öelda tööfailid, mis on kokku lepitud olnud juba varasemate koosseisude poolt, et neid ei avalikustada, et mis siis nende see salvestamise see põhieesmärk on. Et seda võiks ka täiesti kiretult ja rahulikult arutada ja ma ei välistaks ka seda arutelu, et teha ikkagi kas nüüd kõik komisjoni istungid, aga minu meelest võiks palju rohkem komisjoni istungeid pidada avalikult, teha ka nii, et oleks kõik põhimõttelised eelnõud, seda me oleme ka püüdnud ka teha, sotsiaalkomisjon tegi suvi läbi näiteks Urmas Kruuse osalusel, Euroopa Liidu asjade komisjon on väga palju teinud, et teha rohkem avalikke komisjonide istungeid, siis ei ole ka küsimus, et kui suletud komisjoni, suletud salvestus, kas seda säilitatakse või mitte, sellest avalikkusel ei ole niikuinii tegelikult vahet, olgem ausad, kui seda niikuinii on kokkuleppe juba varasemast, et neid ei avalikustata. Küll aga võiks olla rohkem avalikke istungeid, kus on siis võimalik otsast lõpuni seda arutelu jälgida, oleks inimestele ka palju selgem, et kuidas konkreetse otsuseni jõutakse, miks jõutakse, seda ei saa teha võib-olla kõikides küsimustes, lihtsalt siis võib-olla Riigikogu tööaeg pikeneks väga oluliselt, aga ka põhimõttelistes küsimustes võiks see olla küll ja see on minu arvamus, ütleme siis endise Riigikogu liikmena ja mitte peaministrina, et ma arvan, et seostada seda eelnõu kuidagi mingi tahtega midagi salastada on kindlasti ülepaisutatud ja ma arvan, et see on nagu mingitesse liialdustesse minemine oleks selles mõttes kohatu, et ma vaatasin huviga, et mõned poliitikud, jälle valimiste eelne aeg, et poliitikud, mõned siin teevad igasugu huvitavaid avaldusi, et ma mäletan väga täpselt neid arutelusid ka varasematest kordadest, kui olid teistsugused valitsusliidud ja mäletan, mida need poliitikud toona arvasid, et need ei ole alati järjepidevad olnud seisukohad, aga jumal temaga. Kas ma saan õigesti aru, et minu järgmine küsimus olekski tegelikult olnud, et miks põhimõtte poolest ei võiks komisjonide töö üldse ollagi avalik, online jälgitav? Et ma saan teist õigesti aru, et teie põhimõtteliselt seda toetaksite, välja arvatud võib-olla mõned spetsiifilised riigikaitse teemad või riigisaladusega kaitstud teemad. Saan ma õigesti aru? Riigisaladusega kaitstud teemad kindlasti ei saa olla avalikus arutelus, see on juba definitsiooni järgi nii ja spetsiifilisemad küsimused ka. On ka näiteks Euroopa Liidu asjade komisjonis väga palju asju, mis ei ole küll riigisaladus, aga kus kinnitatakse Eesti valitsuse liikmete positsioon läbirääkimisteks Euroopa Liidus. Ja see, kui me teeksime selle positsiooni kinnitamise nii avalikult, et kõik seda teavad, siis teaks seda ka meie läbirääkimispartner, teab ka, kus on meie punased jooned ja see ei ole lihtsalt nutikas minna läbirääkimistel nii, et sul on kõik kaardid avatud. Et on teatud ikkagi põhjuseid, kus
mitte sellepärast, et inimeste eest midagi varjata, vaid lihtsalt kus on nagu praktilistel põhjustel ei ole seda võimalik nii teha. Samuti ma arvan, et tegelikult ei ole väga suurt avalikku huvi enamike selliste tehnilisemat laadi eelnõude suhtes. Mööname, et ka valitsuse päevakorras, kui me räägime küll kõikidest punktidest ja te saate küsida absoluutselt kõikide arutelude kohta ja absoluutselt kõikide päevakorrapunktide kohta, siis enamasti on nii, et 3/4 päevakorrapunkte siiski nagu avalikku huvi väga ei pälvi, sest tegemist on pigem tehnilist laadi küsimustega. Ja nende avalikuks tegemine, see lihtsalt võib-olla pikendaks seda tööaega ja vähendaks töö efektiivsust, et sellel nagu ekstra võib-olla mingit nagu väärtust avalikkuse jaoks ei ole. Küll aga kõikides nendes küsimustes, mis on põhimõttelist laadi. Töövõimereform on minu meelest hea näide. Suvi läbi tehti ka avalikke arutelusid, tehti ka arutelusid omavahel, kus kutsuti ka inimesi väljapoolt, aga seda kõike ei kantud üle, sellepärast et taheti tõesti saavutada nagu tulemust, mitte pidada ainult kõnesid. Et tehti nii avalikke kui mitteavalikke ja ma arvan, et tulemus oli kokkuvõttes see, et ikkagi avalikkus sai sellest arutelust väga hästi osa, said ka erinevad osapooled kaasatud ja seetõttu seda võiks jätkata ja miks mitte ka suurendada, aga kõiki komisjoni istungeid lihtsalt tehniliselt võttes avalikuks teha päris võimalik ei ole. Aga veel kord, et see ei ole koht, kus valitsuse liikmetel oleks kohane parlamendile kuidagi ettekirjutusi teha või isegi soovitusi anda. Et miks ma sellest avatusest saan rääkida, on see, et see on asi, mille me leppisime kokku koalitsioonis või valitsusliidus, kuhu kuuluvad nii parlamendi kui valitsuse liikmed ja see on meie ühine arvamus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, et seda avatust selliselt suurendada. Et see, et kuidagi on võetud mingid salvestused, mida keegi niikuinii mitte kunagi kellelegi edastanud ei ole või mida on ainult töö otstarbeks kasutatud ja ei ole ka nad varem kuidagi salajased või avalikud olnud, et siis öelda, et nende nüüd kustutamine või mitte kustutamine on mingi salastamise küsimus, et see lihtsalt rõhuasetus, ma arvan, selles diskussioonis on natuke mööda läinud. Mitte midagi ei muutuks, kui need ka alles jätta 1000 aastaks. Minu meelest see ei ole tegelikult põhiküsimus. Põhiküsimus on see, et kui palju komisjonide istungeid toimub avatuna ja kui palju toimub ka osapooli kaasavana. Jevgeni Ossinovskile. Tallinna Televisioon. Küsimus on selline, et teie koalitsioonipartner Reformierakonnast Urmas Struttrup ja ka täna Jürgen Ligi on kritiseerinud teie sotsiaaldemokraatide küsimusi valijatele, venekeelsetele valijatele seoses venekeelse hariduse ja lihtsustatud kodakondsuse andmisega, et seal on lausa isegi vist eilses artiklis öeldud, et sotsiaaldemokraadid oma valimislubadustega lõhestavad ühiskonda ja esitavad venelasi eestlaste ja Eesti riigi vastu. Et kuidas te seda väljaütlemist kommenteerite? Aitäh! Ma viibisin valitsuse istungil, nii et ma ei ole lugenud neid arvamusi, mida Jürgen Ligi on siis kuskil avaldanud. Aga põhimõtteliselt on minu seisukoht ikka olnud see, et Eesti võiks liikuda sidusama ühiskonna poole ja sidusam ühiskond tähendab rohkem ühtekuuluvustunnet. Sealhulgas, nii nagu uuringud on ka näidanud, on kodakondsus üks nendest asjadest, mis ühtekuuluvustunnet on parandanud ja eks ma olen ka korduvalt öelnud, et olukord, kus 20+ aastat pärast taasiseseisvumist on Eestis jätkuvasti ligi 90 000 mittekodanikku ehk siis määratlemata kodakondsusega isikut ei ole kindlasti hea ja teisest küljest olukord, kus meil on viimastel aastatel, viimase 10 aastaga tegelikult suurenenud Vene Föderatsiooni kodanike hulk juba nüüd aastate lõikes natuke erinevalt, aga üldiselt juba kõrgemaks läinud kui määratlemata kodakondsusega isikute hulk, et see kindlasti ei ole Eesti ühiskonna huvides. Ma arvan, et kõik Eestis püsivalt elavad inimesed, kes ennast ka Eestiga seovad, võiksid üldiselt omada Eesti riigiga Eesti kodakondsusel põhinevat sidet. Eks Hanno Pevkuri juhtimisel ja ühisel kokkuleppel on mitmed
kodakondsuse seadust muutvad punktid ka valitsuse poolt Riigikokku selle valitsuse ajal läinud, mis puudutavad alaealiste topeltkodakondsust, lahendavad nõndanimetatud Kohtla-Järve tüdruku juhtumi ära, mis puudutavad 2 mittekodaniku lapse Eesti kodakondsust, et seda oleks võimalik saada automaatselt, mis puudutavad eakate inimeste lihtsustatud keelenõudeid kodakondsuse saamisel. Nii et ma arvan, et see suund on jätkuvasti õige. Et me peame tegelikult tegema kõik endast oleneva selleks, et inimesed, kes siin püsivalt elavad, saaksid võimalikult hästi Eesti kodanikuks. Ja neid samme on astutud. Keeleõppe küsimus, et nüüd, mis puudutab keeleõpet, ma eeldan, et küsimus on venekeelsete koolide kohta, et teatavasti valitsus kevadel kokku leppinud, et viiakse läbi põhjalik analüüs venekeelsete õpilaste haridusvõimaluste kohta. See puudutas nii gümnaasiumi, puudutas põhikooli, eesti keele õppe tulemuslikkust, õpetajakoolitust, õppematerjali, need kõik eesmärgid, ülesanded on tegelikult valitsuse tegevusplaanis kokku lepitud. Terve eelmise aasta need kuud, mis seal olid, on haridusministeerium teinud tõesti märkimisväärset tööd nende analüüside läbiviimisel. Esiteks kevadel kokku kutsutud töörühm käis reaalselt koolides kohal, külastas tunde, analüüsis eksamitulemusi, uuringuid, selle pealt valmis esimene raport septembrikuus. Siis vastavalt selle raporti soovitustele soovitati siis pöörata rohkem tähelepanu eesti keele õppe tulemuslikkuse tõstmisele põhikoolis, mille pealt siis valmis nüüd eilse seisuga uus analüüs, mis on haridusministeeriumi kodulehel kättesaadav, ma kõigile soovitan seda lugeda, see on üle 20 lehe väga tõsist analüüsi ja ka ettepanekuid, mida oleks võimalik siis teha, samuti puudutab nii õpetajate koolitust kui õppevara, need analüüsid kõik on tehtud ja selle pealt on need ettepanekud ka olnud. Kõige olulisem on see, mida mina isiklikult olen alati rääkinud, et tegelikult keeleoskuse parandamisel me peaksime rõhu suunama põhikoolile ja ka lasteaiale, sest arengupsühholoogilised ja pedagoogilised uuringud näitavad, et tegelikult lapsed omandavad keele palju paremini just nooremas eas. Nooremas eas ei ole keeleoskus või võõrkeele omandamine seotud muude akadeemiliste oskustega, mida ta gümnaasiumi astmel juba on. Ehk siis gümnaasiumi astmel need, kes on võimekamad, omandavad ka võõrkeelt oluliselt paremini ja need, kes on üldiselt vähem võimekamad, need ei omanda ka võõrkeelt, ehk siis antud juhul siis riigikeelt, eesti keelt. Põhikooli tasemel seda erinevust ei ole, nii et põhikooli tasemel korralike meetmete rakendamisel on tegelikult võimalik saavutada see, et kõik Eesti Vabariigis õppivad lapsed saaksid eesti keele korralikult selgeks ja mul on täiesti arusaamatu, kuidas on võimalik olukord, et seda siiani ei ole saavutatud. 9. klassi lõpuks kolmandik venekeelseid lapsi ei omanda isegi B1 tasemel eesti keelt, seda võiks nüüd tinglikult rahuldavaks nimetada B1 taset. B1 tase on selgelt ebapiisav selleks, et gümnaasiumi tasemel õppida eesti keeles aineid, seda on ka analüüs välja toonud, et keeletunnid muutuvad passiivsemaks, on välja toodud seda, et õpilaste õppekoormus tõuseb oluliselt rohkem ja nii edasi. Nii et me oleme välja pakkunud sisuliselt 2 põhilist ettepanekute paketti. Esimene on suunatud põhikoolis eesti keele õppe tõhustamiseks selleks, et saavutada põhikooli lõpuks B2 tase, mis on aste kõrgemal. See on väga ambitsioonikas eesmärk tegelikult, aga lõpuks tuleb neid samme hakata astuma selleks, et seda oleks võimalik saavutada. See on kokku 10 meedet, mida te võite leida hõlpsasti kokku kuskil 11 miljonit eurot aastani 2020 on planeeritud sellele kulutada. Paljud asjad juba on töösse läinud, alates sellest aastast oleme suunanud mitmeid oma ministeeriumi eurovahendeid just nimelt selle probleemi lahendamisse. Ja teiselt poolt gümnaasiumi tasemel peame tunnistama, et paljudes koolides on eestikeelne aineõppe andnud häid tulemusi. Me näeme seda väga selgelt, on andnud häid tulemusi. Nendes koolides sisuliselt probleemi ei ole. Teistes koolides, eriti nõrgemates koolides on tulemused jäänud kas samaks või läinud halvemaks. Mõnes aines, näiteks geograafias on selgelt leitud, et paljudes koolides on aineteadmised läinud halvemaks. Ja siinkohal minu isiklik seisukoht on tõesti selline, et see protsendi tagaajamine
on tegelikult muutunud vahendist eesmärgiks, selle asemel me peame tõstma keelenõudeid, peame suurendama nõudlikkust koolide suhtes tulemuse mõttes, et nad saavutaksid parema keeleoskuse ja parema hariduse. Ja seejuures olukorras, kus meil praegu ei ole korralikult mitmes koolis metoodiliselt tugevaid ja eesti keelt piisavalt valdavaid õpetajaid ja kus laste keeleoskus suurel määral või väga tihti paljudes koolides ei vasta nõuetele, siis seal peame me võimaldama koolidel tegelikult valida neid reaalseid meetodeid selleks, et tagada hea haridus ja teiselt poolt hea keeleoskus. Ja selleks me oleme ette näinud ka selle, et me viime sisse korralise koolijuhtide hindamise, et koolijuht vastutab selle eest, et eesti keeleoskus ja hea haridus oleks tagatud. Samal ajal anname võimaluse valida, milliste ainete eestikeelse õpetamisega seda konkreetselt saavutatakse ja juhul, kui seda ei saavutata, siis on võimalik koolijuht siis välja vahetada. See on see ettepanek, kuidas tõsta nii hariduse kvaliteeti kui ka lõpuks siis ka eesti keele oskuse tasemega sisuliselt hakata tegelema. Peaminister kommenteerib, et kas mängivad sotsiaaldemokraadid Eesti riigiga, nii nagu Sel teemal on meil eriarvamus küll, ega me ei olegi seda ju kunagi ka varjanud, et millest ma olen Jevgeniga nõus, on see, et tõepoolest meil on põhjust liikuda sidusama ühiskonna poole ja ma olen nõus ka sellega, et on oluline, et inimestel oleks oma riigiga kodakondsusel põhinev side. See on väga õige. Samas, nii nagu ütleb ka Eesti põhiseadus ja nii nagu me kõik seda tunnetame, siis nii kodakondsuse aluseks kui ühiskonnas toimetuleku aluseks on eesti keel. Ja minu hinnangul see põhiline probleemi teravik on see, et Eestis jätkuvalt elab väga suur hulk inimesi, kes ei valda eesti keelt ja kellel kas erinevatel põhjustel ei ole olnud motivatsiooni eesti keelt ära õppida. See on tegelikult eeskätt kahjulik nende inimeste endi jaoks, sellepärast et ilma igasuguse kahtluseta, seda näitavad ka erinevad uuringud, seda näitab Töötukassa statistika, et Eesti tööturul toimetulekuks eesti keele oskus on kahtlemata positiivne argument ja kui osates eesti keelt on võimalik pretendeerida märksa enamatele ja märksa tasuvamatele töökohtadele. Samamoodi ka laiemalt võimalus ühiskonnas toime tulla, ma arvan, et siin ei pea väga pikalt näiteid tooma, miks on eesti keele oskamine Eestis elamisel inimestele kasulik. Ja samamoodi ka infoväli. Teie meedia esindajatena tunnetate seda küllap väga hästi, et see, kui rohkem Eestis elavaid inimesi oleks või eranditult kõik Eestis elavad inimesed oleksid Eesti infoväljas, siis ka selles oleks väga palju positiivset. Et mis puudutab venekeelsetes gümnaasiumites eesti keele õpetamist, siis ma olen nõus kõige sellega, mis räägib kvaliteedi tõstmisest ja sellest, et reaalselt gümnaasiumi lõpetajad ja miks mitte ka põhikooli lõpetajad ja miks mitte juba lasteaialapsed omandaksid kvaliteetsema eesti keele oskuse. See on kõik väga õige, nii kui me koalitsioonilepet tehes kokku leppisime, et sellega tuleb tegeleda, see on väga tähtis. Mis mulle selle juures ei meeldi, on see, et see jutt keeleõppe kriteeriumite leevendamisest, et ei ole minu jaoks arusaadav, et kuidas see täpselt aitab kaasa keeleoskuse paranemisele, küll aga ta võib saata väga vale signaali nendele inimestele, kes on eesti keele õppe vastased ja tekitab hoopis vastupidise mulje, et me justkui ei tahaks, et inimesed eesti keelt õpivad, kui me tegelikult tahame hoopis vastupidist. Aga see, mis puudutab keeleõppe kvaliteedi parandamist, siis nende teemadega kindlasti tuleb edasi tegeleda ja sellega ma olen ka nõus, et meie eesmärk on see, et juba noored, olgu nad kas või lasteaialapsed, koolilapsed, et nad omandaksid võimalikult ruttu eesti keele, siis on neil võimalik Eesti ühiskonnas edukalt toime tulla, nii nagu ma ütlesin, siis eeskätt on see nende endi huvides, et Eesti ühiskonnas õnnelikult elada, et osata eesti keelt ja siis saavutame ka selle sidusama ühiskonna, mille poole me kindlasti tasub pürgida.